Väga palju on juttu olnud happest ja kõik üritavad rääkida happest ja sobitada hapet. Meil on siin 2 erinevat veini, ma saan aru. Ja see on hea, et sa küsisid tegelikult, et ma tahaks natuke seda müüti murda. Happe on väga tähtis joon veinis, põhimõtteliselt nagu selgroog inimesel. See hoiab veini koos ja annab veinile värskuse. Kui happe kaotada, muutub vein imalaks ja liiga võib olla magusaks. Proovi, siin on sulle sidrun, mis on happeks sulle. Samamoodi nagu toidus me leiame hapet, siin võtame sidrun ja proovi 2 erinevat veini. Kuidas nad muutuvad? See sinu käes on puuviilasem vein. Mis juhtus? Midagi täielikult muutus. See vein oli enne, mina ütleks nagu, minust oli ta kompaktsem. Praegu nüüd see happe tegi ta, kas ma võiks öelda magusamaks? Tegid? Just. Sellepärast selles veinis on vähem hapet. Ja kui sa nüüd paned happega kokku, kaotab see väike hape oma olevust täiesti ära, et vein muutub veel selliseks, natukene võib-olla igavamaks ja ei ole nii särtsakas enam. Aga kui sa võtad nüüd happese veini, millel on hape kõrgem kui tavaliselt, kuidas on? See on nagu appelin ikka. Aga ta tasakaalustab üksteist. Võt just sellepärast on vaja toidus, kus me leiame palju hapet, kokku panna just kõrgema happeliste veinidega. Väga lahe eksperiment. Proovige kodus järgi.